Tere kõigile meie Kirivööpäeva webinari kuulajatele, nendele, kes on siis siin otsekuuldel ja nendele, kes järgi kuulavad. Ja meie sellise 4. webinari siis külaliseks on Piia Rand, Eesti Kirivööde raamatu autor ja mina ütleks Eesti Kirivööde kuninganna ja tõesti Kirivööde raamat, mis korduvalt läbi müüdud ja nii, et kellel kodus on, see on õnnelik. Ja kasutamegi tegelikult täna siis seda võimalust, et rääkida Piiaga kirivöödest nagu suuremalt ja laiemalt, et siis see webinari teema olekski nii, et kuidas nagu jõuda üldse, kuidas sa jõudsid nagu kirivöö raamatuni, et kuidas saab ühe inimese nagu teekond või suhe kirivöödega olla ja laieneda niivõrd siis kõike hõlmavaks ja ka nii palju teistele nagu rõõmu toovaks. Nii et tere tulemast, Piia Rand. Tere ka minu poolt. Piia, kuidas ma küsin, et kas sa mäletad veel, kuidas su kirivöö teekond nagu algas või kuidas sa neid uurima hakkasid? No esimene kirivöö on vanaema kirivöö, mis minu kätte sai. Lapsena maal käisin. Tema tegemist ei õpetanud. Aga jah, esimese vöö sain tema käest, mis tema kunagi nooruses siis oli teinud. Aga kirivöö teema minule tuli siis, kui pedas käisin. Aga mina õppisin tehnika enne, kui meile teda õpetama hakati. Ja õpetasid teisi juba siis? Jah. Et õppejõud pani mind oma rühma õpetama. Et sain sealt ja siis oli ju laulva revolutsiooni aeg. Siis oli see igasugu rahvarõiva huvi tekkis ja juba siis hakkasin ka juba kohe koolitusi tegema. Aga esimest korda võib-olla nägin seda kirivöö kudumist siis, kui Tallinnas oli rahvarõiva kool ja mu käsitööõpetaja käis seal, Mari Edur. Et siis käisin taga korra kaasas ja siis oli seal üks vanem proua, kes õpetas, tal oli spetsiaalne nikerdustega tool, kuhu siis pulk vahele pandi ja siis vöö üles veeti. Et see on see esimene tegemine. Aga see kirivöö kuidagi kõnetas sind nii palju, et sa jäid nagu selle tehnika külge nii-öelda jutumärkides kinni. No ühtepidi, eks seda võib-olla matemaatikaga on hea suhe olnud, et seal on siuke geomeetria ja siuke loogika, mis on mind kinni võtnud, jah. Ka mustri joonistamine ja vöö kudumine kõik. No kanka kudumine, sellega vanaema kõrvalt sai alustatud, siis jah, vöö kudumine käib ka kanka kudumise juurde. Jaa, muidu natuke sarnased. Ja kui siis seda vööd edasi rääkida, vahepeal jäi see vöö kudumine soiku. Aga siis 2005 äkki oli, kui oli Tartus rahvarõiva kool ja seal siis ma tahtsin saada, mul olid rahvarõivad pedaajast olemas, aga ma tahtsin pikkkuube juurde saada, aga ainult seda ei saanud, et tuli täiskomplekt teha, et küll teen lapsele rõivad ja siis kõrvalt omale pikkkuue. Aga too aeg oli kole keeruline valida mustrit, et mida hakata nüüd siis tegema, sest vanast ajast ma teadsin, ma olin fondides pedaeg käinud, seal on vöid sahtlite kaupa, aga nüüd selle rahvarõiva koolis ma pidin hakkama otsima vööd pearaamatu teksti järgi. Tekst ei ütle ju mitte midagi, et mis seal muster on või mismoodi.
kas ta värvidelt sobib, kas see asi mulle sinna klapib. Ja siis sai tehtud kokkuleppe muuseumi töötajatega, et tooge mulle neid rohkem välja, ma joonistan, siis saavad teised ka. Ja sealt hakkas peale, et võtsin Tartumaa kihelkonnad ette, igast kihelkonnast vähemasti 10 vööd. Ja need mapid on muuseumis praegu alles Rahvarõiva keskuses, Rahvarõiva nõuandekojas seal olemas. Jaa, et tõesti, ma ütlen korraks vahel, et see on nagu, kes ei ole kokku puutunud, siis võib-olla täpselt ei saagi aru, aga see, kui hakkas muuseumisse tekkima neid PIA üles kirjutatud vöökirju, see oli kõigile ka, kes tol ajal siis ka kursustel käisid, et kuna mul oli ka nagu aukursusi teha sel ajal, siis see oli lihtsalt nagu selline valdav rõõm, mis kõiki nagu tabas sellega, et sai minna muuseumisse ja keegi oli teinud selle suure töö ja vaeva ära ja juba nendest valmis vöödelt siis selle ruudustiku sinna maha joonistanud. Nii et kes natukenegi vöökudu kokkutunud, siis need saavad tõesti täpselt aru, et mis kingituse PIA nagu tegi kõigile vöö-uurijatele ja kudujatele. Ja selle suure joonistamise peale hakatigi küsima, millal raamat tuleb? Nii, jah. Siis sai Anu Pingiga suheldud, et no veel ei olnud õige aeg, aga ükskord, kui me siis kohtusime Viljandis Ugala teatris, etendust ma ei mäleta, mis me seal vaatasime, aga seal meie vaheajal siis kohtusime ja siis tema ütles, hakka nüüd kirjutama. Peab olema keegi selline hea inimene, kes lihtsalt annab käsu kätte. No kõige paremad käsitööraamatud tulevad Saara kirjastusest. Nii on. Ehk siis jah, et oli siis õige aeg. Ja aastal 13 see raamat esimest korda tuli. Ja mitu trükki siis nüüd on olnud? Kas on 3 trükki eestikeelset pluss ingliskeelne? Ma ei teadnudki, et ingliskeelne ka on juba. On. See on ka juba läbi müüdud. See on ka juba läbi müüdud. Nii et ma arvan, et nüüd, kui meie kirivööpäev nagu võtab hoogu juurde, siis sul tuleb uusi trükke veel tellida. No ma olen juba küsinud, et kas tuleb. Ja kirjastaja otsustab. Ja. Väga võimas, tõesti väga võimas on PIA see töö, mis sa teinud oled. Ja ma tegelikult tean, et sul on ka varuks ja sa saad näidata meile siis ka vöösid, mis sa oled leidnud ja mingid erinevaid neid legende, et korra oli sellest pearaamatust ka juttu, et see on siis niisugune raamat, mis on muuseumides. See on legendid, kuidas see toode või ese on siis korjatud, aga PIA-l on tehtud väga suur töö ka, et tal on selline oma kodune arhiivimaterjal muuseumidest. Nojah, ma käisin magistrit tegemas, pärandtehnoloogia magistrit käisin Viljandis tegemas ja siis olidki uurimistööks olid vööd. Esialgu mõtlesin küll, et ma vaatan kõik vööd üle, aga ei ole jõudnud. Et ma selle töö siis kirjutasin Saaremaa vööde pealt, et kihelkondlikud eripärad. Ja kas sa saad meil ekraanile ka natukene lasta neid seda põnevat dokumentatsiooni, mis sul on? Et jah, mis ma sealt välja korjasin nende tuhandete vööde hulgast, mis sai vaadatud, mis üle on vaadatud, et erinevaid nimedega kirju olen välja korjanud. Et neid... Jaa. Need, kes nüüd peaks ainult audiot kuulama järgi, et siis praegu oleks küll õige hetk tulla korraks ka pilti vaatama. Jah. Ja erinevates piirkondades need nimetused samal kirjal võivad olla erinevad. Siin on siis parasjagu kolmehanguline, risteline, aga on olnud ka ammiline. No vastavalt keelekasutusele kuskil. Pandlakirjad, pandlekirjad, Katessaruuduline,
nii lambasilmakiri ehk ka 3 kirja vöö on öeldud selle kohta. 3 kirja vöö ja kui palju ma küsin vahele ja kui palju sa tegelikult kohtusid neid vöösid, jah, mis on nagu päris mitme kirjaga, 2 või rohkemaga? 2 kirjaga, oleneb piirkonnast. Et Harjumaal Ristikehelga on kindlasti 2 kirjaga, Kihnu kindlasti 2 kirjaga. Teistel nii väga esineb, aga mitte väga tihti. Aga kuidas sina ütleksid, mis see põhjus on, miks 2 kirja? Legendidest on ka tulnud, et üks kord on üks peal ja teine kord on teine peal. No siis jah, minu tekst sinna juurde, et naabrimutt nägi vaata kui virk. Jah, et Juba uus- äkki oleks 2 vööd. Jah, aga samas Kihnu omadel olen küsinud, et mis pidi see vöö peab olema. Et siis see sümmeetrilise kirjaga vöö on seespool ja asümmeetriline ehk küüsiline on siis pealpool. Alati ühtepidi kantud. Ahah, väga huvitav. Kuule, tead, meil tuli chatti, tuli praegu küsimus. Ja. Et küsimus on see, et mida see tähendab, et on 2 kirjaga. Äkki sa saad isegi korraks või sul tuleb mõni 2 kirjaga vöö siin veel, et saaks korraks foto peal näidata, et siin üleval meil oli üks. Et kus oli 2 kirja näha, et see tähendaks siis seda, et pool vööd on ühe mustriga ja pool vööd on teise mustriga siin samas, jah. Ja. Aga vahel on ka ainult alguses mingisugune teistmoodi muster. Et see ei pruugi olla kogu vöö. Kas on alguse motiiv teistmoodi? Nii, siin üleval vist ei olnud. Need olid juba need. Ja, ülevalpool ma ei näinud. Ja ma lihtsalt täiendan siin, et kui ongi nii, et üks pool vööd on ühe kirjaga, teine pool vööd on teise kirjaga ja siis nii-öelda see naabrimuti näide tulebki sellest, et kui keriti vöö ümber, siis pealmiseks pooleks jäi, eks ole, see ühe külje pool ja teine päev, kui sa siis panid nagu teistpidi, nii et on teine pool peal, siis jäigi mulje, et on nagu 2 erinevat vööd. Jah, tuli veel meelde, Antseküla on ka enamasti 2 kirjaga vööd. Antseküla jäma ja need Sõrvesääre kihelkonnad. Aga on ju ka vöid, mis on isegi veel rohkema kirjaga, et ju. Kui palju sul neid on ette tulnud? Mõned on. Ühe olen ise teinud. Ahaa, no nii. Vaata, nüüd on niimoodi, et sa peaksid ekraani jagamise lõpetama, siis me näeme sinu seda näitamist. Üleval servas on see, natuke liigutad siia ja siis saab panna stop sharing. Ahah, siit leidsin üles, jah. Nii. Et ühe vöö tegin, kus on 13+1 kirja. 13+1. Aga kas see on nagu sul koopia või see on nagu oma looming ka natuke? Oma. Ahah. Miks 13+1? Hakkab peale selle sama vanaema vööga mõlemast otsast. Siis järgmisena on vanatädi vöö ja siis on veel küla pealt korjatud, küla pealt nähtud vöid. Pluss mõned veel muuseumivööd, et ma kombineerisin nad kõik ühe laiuse peale kokku. Muutuvad ka äärekirjad, mitte ainult muster. Jaa, ma märkasin. 2 mustri korda ja siis kombineerisin selle vahe ja sealt, jah. Tõeline meistritöö ikka. Sest tõesti see, et saaks veel need kirjad nagu omavahel klappima, see nõuab nagu eraldi planeerimist, et see pole mitte nii lihtne. Ja mustrileht oli päris pikk. Ahah,
No nii. et tegin mustri ära ja siis jah, kombineerisin vahekoha ja võtsin järgmise ette, et kuidas. Jah, kirjalõngad sama arv ja siis kohati mõnele pidin panema kas ühe lõnga serva juurde või ühe lõnga servast ära jätma, et klapiks. Klappima läheks, ja. Aga Piia, ma küsin sellise küsimuse nii, et siia vahele ka, mis oli üks meil webinari teema ka, et mida sina siis vastaksid nendele inimestele, kes küsivad, et mida need kirjad vöö peal tähendavad? Eks nad kaitsvad kirjad on. Nüüd kindakirjadel on nimetused, siin ka on nimetused. Liivivöid on palju uuritud, et seal ühe vöö peal on kogu ajalugu kirjas, kes oskab lugeda. Aga meil kipub ta rohkem olema küll, noh jah, rohkem muster. Kuigi kiri, muster ehk kiri ja kirjutama, et see ta on tähendanud. Aga suur osa sellest tähendusest on kaotsi läinud. Et siis, kui ta tähendas, siis ei olnud üleskirjutajaid. Jaa. Jah, kindakirjadel on ka oma nimetused, aga kaitsevad needki. Jaa, muidugi, nii on. Väga head Küll üks legend, mille ma leidsin Postimehest mõned aastad tagasi. Nii. Oli ka mingisugune analoogvöö ja ma muuseumis olen näinud selliseid. Ma hakkasin ka vöid korjama. Et mõnel vööl on linased narmad jäänud, punased on kadunud. Ja see perekonna pärimus, mis seal Postimehes oli siis ära toodud ühe vöö kohta, et kui laps oli haige, siis võeti siit punane lõng narmast. Seoti ümber käe. Laps sai terveks. Oi, kui ilus. Sellised erinevad uskumused, jah. Ja punane lõng ja eriti, kui ta veel madaraga värvitud on, siis on temal kõvem võim. Jaa, väga ilus lugu. Muidu vanadel vöödel kipub esimesena ära kaduma vöödest sinine lõng. Kaduma selles mõttes, et pleegib ära või? Ei, ta kaob vööst ära. Ahah. Lahkub vööst. Et on mul üks selline vöö. Noh, muster on alles. Lõngad on kadunud. Siin on nüüd ka kirjalõng kadunud, eks ta mingit, aga linane põhi säilitab mustri koha. Aga sinine selle indigoga värvides on nii palju saanud kahjustada, et ta pudeneb välja. Siin kadumine ei ole nagu seotud otseselt sellega, et keegi võtaks ta kasutusse siit seest, aga ta lihtsalt laguneb ja pudeneb välja. Lihtsalt pudeneb välja, jah. Et punane lõng seisab paremini, aga siit ka, et sinine pudeneb välja. Väga põnev. Indigoga värvimise ja selle kahjustamise juures me pikemalt ei peatu, kes tahab, võib guugeldada, see on väga markantne lugu, kuidas neid värviti omal ajal. Jah, miks ta on poti sinine. Ja miks ta on poti sinine, et jäägu midagi koduülesandeks ka ikkagi webinarist. Aga Piia, ma läheksin praegu selle sinu kostüümi juurde, mis sul seljas on. Et see on ka suurepärane võimalus ju jaanilaupäeval kirivööd kanda. Jah, vanu vöid ei tohi lõhkuda. Aga minul on
no ma koon neid ja siis algusest ja lõpust võib tekkida jupikesi. Mis jah, see töö natukene on pooleli, aga eks ta kunagi saab valmis ka. Väga uhke. Need on Muuseumis on üks selline jakk olemas. Muuseumis on üks vöödest jakk olemas, mille järgi ma siis ka šnitti võtsin natukene. Väga tore. Nii et siin on sul tegelikult nagu ikkagi uute vööde siis jupid, mis sa oled ise teinud, mitte otseselt vanad vööd. Ja. Väga põnev. Ja sul on terve Eesti siin koos või selles jakis? Suure-Jaani, Viljandi, Räpina, Kolga-Jaani, Kihelkonna, Maarja Magdalena. Tuleb ära, jah. Siin jah, jupikese külje peal vormi andmiseks on veel. Väga võimalik näide, kuidas kirivööd kanda. Ja kirivöö kandmisest siin enne oli ka juttu, et seda võib ju kanda näpu otsas kotis ka. Just. Et võib ju tikandina kirja teha. Ja, miks mitte? Just seda maagiat ja väekust luua. Aga suur aitäh, Piia, et kui sul on äkki veel midagi, mida sa soovid lisada siia või mis jäi midagi ütlemata? Kui kirivööst veel, et raviomadused säiliks, siis kirivööd ei pesta. Ja see on väga õige märke. Et jah, see on legendidest välja tulnud. On arstitud temaga roosi ja rästikuhammustust ja mida iganes, aga jah, et raviomadused säiliks, et siis vööd ei pesta. Muidu kaob võime ära. Mitu kirivööd aastas ära kulub? Ohoh, mis hea küsimus. See on mingi nipikas, oleneb kui tihti kanda, kui mitu jaanipäeva aastas on, et siis. No jah, jaanipäeval, aga kui teda niimoodi igapäevaselt kanti. Väga hea, ma pole kunagi mõelnud selle peale. Kas 2 vööd võis minna aastas? 3. 3 vööd. Mis mõjub kirivööle pahasti? Omal on probleeme olnud, et kui vööd seotakse sõlme. Kui see sõlm pidevalt ühe koha peal on, siis hakkab vöö lagunema. Ja oluline vööd ka säilitada rullis, eks? Ja mul hakkas lagunema just linane sealt serva pealt. Selle sidumise koha pealt. Ja, nii et teda justkui võib kanda nagu kaasaegsete riiete peal, eks ju, võib kanda ka rippuvana, et ta ei pea mässitud olema, aga siis tõesti peab vist rihtima, et see sõlmekoht jääb siis erinevatesse kohtadesse. Jah. Väga head nipid, väga head praktilised nipid, alates ravimisest kuni tõesti vöö kandmiseni. Nojah, ja kui nüüd muuseumi peale veel mõelda, ma olen tuvastanud paar sellist vööd, kus on pärandus ära jagatud. Ohoh, räägi. No vöö on pooleks võetud. Niimoodi. Ja pool vööd on kogutud ühest kihelkonnast, teine pool vööd teisest kihelkonnast. Ja legend on sama siis või? Ei ole. Kogujad on erinevad, aga need vööd on nii ühesugused, need jupid on nii ühesugused, et need peavad olema ühest vööst pärit. Väga põnev, mida kõike muuseumis niimoodi uudistades ei avasta, mis elulugusid kõike teada saada. Väga põnevad, markantsed lood. Üks põnev asi on veel Laikmaa muuseumis on olemas vöödest vaip.
ja ma pääsesin seda uurima ja tuleb ka reklaami mõttes, et see raamat, mis nüüd 1. juulil esitletakse, aastaraamat seal, tuleb artikkel seal selles raamatus. Väga Haapsalu tore. muuseumi, Läänemaa muuseumi aastaraamatus. Väga tore, suurepärane, siis meil on mida oodata. Kas su viimane selline artikkel, vabandust, kui ma ei tea, eks ju, aga või on see su esimene, mis oli Studia Vernaculas, siis kui sa magistrat olid? See oli magistriaeg kirjutatud äärekirjade artikkel, jah. Aga siis jah, sellest see vaibauuring tuleb sinna Läänemaa muuseumisse. Väga põnev. Et Piia, kui ma nagu kokku võtaksin seda praegu ja natukene ka just seda ka veel, et mida need märgid tähendavad, et siis tegelikult ikkagi sina oled ka kogenud, et oma mingit maagilist või raviotstarvet ikkagi kirivöödele nagu anti ja kirivööd siis teatud nagu kombestik oli nagu kirivööde ümber seotud sellega siis mingi ravimisega, sellise enese toetamisega ja selliste uskumustega. Ja see on väga põnev, et aastas kulus 3 kirivööd. Meie siin saame 1 hakkama elu jooksul ja siis tundub, et ongi tehtud. Ja nii et jah. Mõni, kes ära õpib, see jääbki tegema. Jah, see on küll, et peab nagu hoiatama ka, et kes tegema hakkab, see on siiski nakkab, see on ohtlik ja et enne tuleb mõelda, kas sa oled nõus järgneva elu sellele pühendama, et mõnele lihtsalt hakkab külge ja hakkab väga meeldima. Ja tore on ja oluline on, et on ka neid, kellele väga meeldib kanda, sellepärast, et siis saavad ka tegijad teha ja rohkem laiali jagada või müüa ja kandjad siis jälle kandku ja olgu kas või mitu vööd peres, nii et kõigile oma. Valik peab olema, et iga päev 1 kleidiga ei käi, et vahetad ka ju rõivaid, et siis võib ju vööd ka vahetada. Ja nii on ja kui veel nüüd see ka siia ära tuua veel ühe webinari teema, siis et millist vööd valida, et kui sa ütled, et võib mitu vööd olla, et kuidas siis sina soovitaksid, et mille järgi need mitu vööd siis omale tasapisi soetada? Kas juurte järgi või meeldivuse järgi või värvi järgi? Oleneb, kuidas kasutada. Kui rahvarõiva juures, siis kindlasti jah, vastava kostüümi, selle vastava komplekti juurde, mis sinna läheb. Sest jah, olen näinud seturõiva peal Saaremaa vööd ei läinud mitte. Ei kõla nagu kokku, jah. Ja. Aga niimoodi väljapool rahvarõivast lihtsalt detailina kandmiseks, mis meeldib. Hea on, kui ta juurtega kokku käib, aga praegusel ajal need juured on nii laiali läinud. Rahvaste rändamine on nii suur, et valikuvõimalus ongi suurem siis. Just. Ja tore on, kui ikkagi lihtsalt kanda. Jah. Väga tore. Suur aitäh, Piia, et me leidsime aja ja saime siin tihedal jaaniperioodil ikkagi ka rääkida ja nii et väga-väga põnev. Mina sain ka väga põnevaid detaile veel teada, nii et Piia kontaktid leiab kindlasti veebist, kes soovib ühendust saada või ka veel midagi küsida või õpetust või pigem siis kirjutage kirjastajale, Saara kirjastusele, et ootate uut raamatut, et siis on Piial ka lihtsam peale käia. Kes otse tahab küsida, siis tantsupeol, laulupeol olen olemas. Väga tore ja nii saabki olema, et siis saate ühendust võtta. Rahvarõiva abis olen. Väga tore. Tantsulaulupeol rahvarõiva abis, siis saab Piiaga otse kontakti. Aga suur aitäh ja tänaseks siis lõpetame oma webinari, nii et head järelkuulamist kõigile. Kõike ilusat.